kuidas tekib nii-öeldes sõltuvus kellestki või millestki, on tavapäraselt väga lihtne skeem. Miks? Ehk siis kõigepealt pannakse teid tundma või te ise panete ennast tundma midagi hästi. Ja tegelikult õige ongi, et teie panete ennast tundma hästi, sest et tunne tekib ju alati teis. Aga ütleme, et teil on siis keegi, kes tekitas teis hea tunde. Ja nüüd, kui see mingi aja jooksul korduma hakkab, tekib teil seos, et temaga seondub hea seisund ja nüüd muutub see harjumuseks. Ja kuigi see tekib ju meis ja meie selle tekitame, tekib meil näiline illusioon nagu põhjus või põhjustaja õigemini oleks see vastaspool. Ja nüüd, kui näiteks te lõpetate suhte selle isikuga, siis tekib olukord, et te kogu aeg teda igatsete, sest et te tahate taas ja taas kogeda seda sama tunnet. See ei ole üldse mitte halb, aga te eeldate, et see tunne on võimalik vaid siis, kui ta on seotud selle konkreetse isikuga. Ja võt, see on see, mida me peaksime hakkama väga täpselt läbi mõtlema, sest et tunne, ärge unustage, tekib teis. Lihtsalt teie näete seal, teie tajute seda, mis tekitab teis selle hea tunde. Ja sellepärast väga sageli küsitakse, et armastusel ja vihal on väga väike samm seal vahel. Ja siin ongi tegelikult ju küsimus selles, et te nägite ja kogesite seda ühte viisi, seda isikut. Ja nüüd te näete ja kogete seda hoopis teisel moel, sellepärast, et ta on põhjustanud teile valu. Ja võt sellepärast ärge unustage kunagi, et see tunne tekib teis. Ja mõelge läbi kõik see, et tegelikult, kes selle tunde tekitas ja mismoodi see üldse tekkis. Ja see on üks väga hea moodus tegelikult lahti saamaks nii-öeldes sellest igatsusest, sellest ahastusest, sellest, et nüüd teda enam pole ja nüüd minu maailm on hukas. Ei, elu läheb alati edasi ja te võite üha uuesti ja uuesti seda kogeda. Nii et nii see on.